Olete mõelnud sellele, et elevus ja ärevus ennem esinemist, Ita Ever ütles, et ennem lavale minekut, et kui on see hetk, kui tal enam ärevust ei ole, et siis ta enam lavale ei lähe. Mul oli aegu, kui ma ennem esinemist olles hingamistreener ja olles tegelenud sellega veerand sajandit, tegin harjutusi, et oleks hästi rahulik. Ja tulemus oligi see, et ma nagu lohisesin lavale lihtsalt ja kõik hakkasid haigutama natukese aja pärast. Ja tänaseks ma olen aru saanud, et väga paljud emotsioonid on meil kahe poolega. Ja vahe on ainult selles, kuidas sa ise mõtestad. Et ärevus on teisest küljest elevus, kui sa niimoodi mõtestad, eks ju. Nii et praegu ma olengi omajagu elev. Ja arustan siis seda ärijuttu sellest, et pühapäeva hommikul tuleb teha pannkooke reeglina ja minagi siis teen. Oled sa ettevõtja või ei ole? Ja oli siis niimoodi, et teen seal pannkooke ja minu armsa Keiuga mõeldud tehtud tegime sellise väikese inimese, kelle nimi on Karl ja tänaseks on juba midagi 3,5 aastat vana. Ja ühel hetkel Karl tuleb magamistoast välja, hoiab oma kombeka lukku kinni niimoodi Joe Bideni sammukestega ja ise hingab niimoodi. Ma ütlen, et no mis on, Karl? No nüüd peab vahele ütlema selle, et Karlil on selline vahva muumi magamiskostüüm nagu kombekas ja siin on siuke pikk lukk. Lukkudega te teate, mis võib juhtuda. Kellel on sall luku vahele jäänud? Minul on. No võib jääda ka, tõmbad nagu midagi muud on ju vahele. Nüüd Karlil oli pikk lukk ja ta tegi selle lahti ise niimoodi. Ja siis oli ups. Ja siis ma ütlen nagu, et okei, et miks sa nagu ähid ja mis sul vahele jäi, kuhu vahele on ja siis vaatan ja noh, muidugi olen niimoodi hästi rahulik, aga seest ise olen nagu selline mingi, et nagu, et mis nüüd saab on ja. Et kuidas sa seda lukku lahti teed, kui sinna on jäänud vahele ja isegi mitte sall, midagi olulisemat. Ja kutt on hästi tublilt nagu hingab on ja. No siis mõtled, et kas tõmbad nagu järsku üles või järsku alla või teed hästi, nagu mingi, hästi ettevaatlikult on ja. Noh, kuidagi see olukord lahenes tegelikult niimoodi rahulikult. Ja siis ma küsisin, et Karl, et miks sa niimoodi hingasid on ja. Karl ütles, et aga kui vaata, et kui ma siin nagu mingi jama kokku keeran ja sa närvi lähed, et siis sa ka alati teed niimoodi. No, et hea näide sellest, kuidas üks asi on see, et sa arvad, et sa õpetad lapsele sõnadega tegelikult elad ette, eks ju. Et ma teen iga päev ikkagi hingamisharjutusi. Ja mul on kodutöö on ka tehtud, nagu Krista ütles, et jõuda siit nüüd edasi, siis küsiks, et kui palju siin on ettevõtjaid? Tõsta käsi. Kellel on mõte, et ta võiks olla kunagi ja tahaks olla ettevõtja, siis tõsta käsi. Kui palju siin on palgatöötajaid? Ja kui palju siin on inimesi, kes üldse ei tööta üldse? Et mina olen siis välja mõeldud sellise nimetusega, mis kõige paremini seda minu teenust siis ka ja minu missiooni kajastaks, et ettevõtlusvabaduse teejuht. Ja olulisel kohal on siin see vabaduse, kuna see on mu üks põhiväärtusi. Ja tulevad siis minu juurde inimesed, kes tahavad saada ettevõtjaks või on ettevõtjad või lihtsalt äkki on ettevõtlikud. Kui nad on ettevõtjaks saanud, siis üks konkreetne näide on, tuli inimene, ütles, et ma olen 3 aastat ettevõtja olnud ja igal pool TikToki videod ja kus iganes räägitakse, et tule ära sealt from 9 to 5 on ja, et siis sa saad vabaks. Ja ma tulin ära 9-st 5-ni
töölt. Ja nüüd ma olen 24/7 tööl. Et ma tulin tegelikult sellepärast ära, et ma tahaks nagu vabadust ja seda räägivad väga paljud ettevõtjad. Et millal see vabadus tuleb, et kui sa oled vabaduse teejuht, siis davai, näita mulle on ju. Ja siis eks me hakkame siis olenevalt inimest hakkame seda asja lahkama, sest jaa, see ongi see küsimus, et ettevõtjana sul võib isegi bilanss olla korras, sul võib asjad nagu hästi sujuda, aga sa mõtled, et kus see vabadus siis on, eks ju, ja millal see tuleb, et kas siis, kui ma töötan 5 aastat veel või 10 aastat veel ja siis lõpuks, aga ei pruugi tulla. Ja siis ma annaks teile 3-4 tegelikult sellist üldinimlikku kvaliteeti või väärtust, mis aitavad, oled sa ettevõtja, ei ole, aga lepime kokku, et kuna ma olen ettevõtlusvabaduse teejuht, et siis ma räägin nagu ettevõtete kontekstis. Et üks asi oleks siis minu seisukoht töö kohta. Et meil on nagu selline härra Fordi pärand, kes ja me ei tööta enam liini peal, aga ikkagi on jäänud see, et 8 tundi päevas justkui on see kaanon ja 5 päeva nädalas on töö tegemine, eks ju. Mina ütlen, et need inimesed, kes lähevad tööle, siis nagu nendest vähemalt uuringud ka näitavad, et ei tee keegi 8 tundi päevas tööd, kui ei ole mingi eri case, eks ju, mida peaks eraldi uurima. Uuringud näitavad seda, et inimene tegelikult suudab fokusseeritult, mõtestatult tegeleda 3-5 tundi päevas ja seda ka üle pauside, eks ole. Ehk et nad, kes on 8 tundi tööl, siis nad käivad tööl. Aga nii nagu oli üks väike naljakene, et küsis üks teiselt ettevõtjalt siis, et kui palju inimesi sul firmas töötab? Siis teine mõttes ütles, et ma täpselt ei tea, aga ma arvan, et umbes pooled. Või siis poole ajaga. Siis mina nagu soovitan oma siis kas või sõpradele ja endale, et mõistlik on lähtudes ka uuringutest ja kõigest, et 3 tundi päevas tee tööd ja fokusseeritult ja see peaks olema selline deep work. Ja kui sa teed 4 tundi ja sa paned endale sellise standardi ja sa tõesti nagu teed mõtestatult ja efektiivselt ja fokusseeritult, siis ole endaga rahul, mitte ära võrdle, nagu paljud ettevõtjad võrdlevad ennast. Võrdlevadki sellega, et pagan, ma täna ei teinud 8 tundi, et ma ei olnud tubli, eks ju. Kuigi mul on nagu tehtud asjad, müügikõned on tehtud, kõik on tehtud, et nüüd peaks veel midagi tegema ja isegi ma võiksin minna spaasse või jalutama, aga süütunne on. Et teised kõik ju teevad tööd. Siis mina ütlen nii, et kui sa teed 4 tundi tööd, siis ole juba rahul, sa oled 25% rohkem tehtud, kui uuringud näitavad ja kui see tegelikult su standard võiks olla. Siis teine asi on pausid, et planeeri oma päeva pausid, ükskõik millega sa tegeled. Sellepärast, et kui sa neid ei planeeri, siis neid ei teki ja pausid on tegelikult ülivajalikud selleks, et need peaksid olema kandvad pausid. Ma ei tea, kas see paus oli kandev, aga sinu päevas võiks see paus olla kandev selles mõttes, et see võiks olla sulle energiat andev ja kui taastootev, eks ole. Et teed midagi mõnusat, teed endale ilma süütundeta ja teed seda lõunal, teed 3-tunnise lõuna võib-olla. Ja kui sa oled omaenda peremees, siis kedagi ei peaks see nagu probleem olema talle. Nii, siis ja siin on ja järgmine asi on miks. Ja tegelikult see on üks kõige olulisemaid asju, millega ma tegelen ettevõtjatega. Et kas sa sattusid ettevõtlust tegema või et mis see põhjus on, miks sa teed seda, mida sa teed? Kas sa oled selle läbi mõelnud? Ja siin on sellised lõksud on, et kes on kuulnud seda, et tee seda, mis sulle meeldib ja mida sa kirega teed ja siis sa saad rikkaks.
Olete kuulnud selliseid nagu väiteid? Et tegelikult see ei ole niimoodi. Et no võtame näiteks, see on ka tõestatud ka paljuski ära, et väga paljud, kes proovivad oma hobi teha oma tööks, siis tulemuseks on see, et neile lihtsalt ei meeldi nende hobi ka enam, eks ju. Aga, ja seal on teatud metoodika, kuidas siiski avastada, et kuidas sa saad oma kire konverteerida siis selleks, sest seda sa ei saa üks ühele teha. Näiteks, üks näide tuleb pähe, Nick Woodman oli ja on tänaseni hästi kirglik surfar. Ma arvan, ta oleks võinud palju iganes surfata, päris keeruline on surfamisega rikkaks saada, eks ole. Et võid, et mingid auhinnarahad ja nii edasi. Aga mis tema tegi, tema avastas, et on tema sellel kire ja hobi äärealal on puudus sellest, et ta tahab ennast filmida veekindla kaameraga. Ja siis ta tegi hoopis GoPro. Nii et nagu tegelikult suunas oma kire sinna äärealale, eks ju. Nii et see miksiga tuleb tegeleda päris üks ühele, ei saa seda võtta. See on isegi, ma ütleks, vastutustundet öelda, et tule töölt ära ja tee seda, mis sulle meeldib ja küll siis raha teeb. Et seda on väga palju, kes on hakanud seepi tegema näiteks ja siis on see trepialune on neid seebikaste täis, tegelikult keegi ei osta, sest seepi on palju. Nüüd nendest kõige olulisem asi tegelikult ja 4. asi on see, millega mina tegelen hästi palju läbi hingamispraktikate ja hingamisõpetuse ja see on seisund. Ja see peaks tegelikult olema kõigi nende ees. Et mis see seisund on, millest tegelikult algab kõik muu? Kui palju teil on kas coach või mentor või terapeut või käite teatud regulaarsusega kellegi juures? Tõsta käsi, kui on. Väga hea. Et seisundiga on selline lugu, et me pahatihti unustame ära, et see on meie enda määrata, mis see seisund on. Et siin oktoobrikuus, praegu on ilusad ilmad, aga varsti on niimoodi, et hommikul ärkad on nõme ilm ja ei ole kõige parem tuju, eks ole. Ja siis lohised sinna tööle ja teed nagu nii palju, kui sa teed. Tegelikult peab arvestama seda, et tulemus tuleb see, kuidas sa teed reeglina ja mis seisundis sa teed asju. Ehk et hästi hea on mõelda hommikul ja ka päeval ja mitu korda päevas selle peale, et ma ütleks, et hea väljend on beautiful state. Et kas ma olen praegu ilusas seisundis, kas ma olen neutraalses seisundis või ma olen mingisuguses ohvri rollis hoopis, eks ole. Ja teadvustada, et sellest saab ise väga kergelt välja tulla. Teinekord väga kergelt. Selleks on olemas üks vahend on, mis vahendeid on? Kohvi on ka tegelikult muudab seisundit. Jalutamine, jooksmine, külm dušš, lähed vanni või võib-olla määrid endale mingid kreemijad peale. Minu jaoks on see olnud hingamine ja ma olen olnud nagu siis koolitajana ja mentorina. Mõnda aega ma olin tegelikult, kuidas öelda, mures või, et mul oli see mulje, et igal korralikul koolitajal ja coachil ja mentoril peab olema see lugu, kuidas ta kunagi kukkus hästi sügavasse auku ja kaotas kõik ja oli, näo oli maas ja täiesti läbi ja Ameerika versioonis ta kindlasti elas ka autos veel. Ja siis ta leidis mingi meetodi ja sisemise jõu ja ronis sealt august välja ja nüüd on kõik Mersud, Ferrarid ja suur maja ja siis ma olin nagu kurb sellepärast, et mul ei ole sellist lugu olnud.
ja ma mõtlesin, et nagu, et noh, võib-olla mul on vedanud, aga tegelikult ma olen tänaseks aru saanud, et ega mul on ettevõtjana ja pereinimesena ja laste isana olen käinud nende aukude äärel, aga kuna minu vahendiks on olnud kaasas see hingamine, siis see on toonud mind nagu mööda neist aukudest. Ehk et siis soovitan seda beautiful state'i otsida ja ise luua. Kes siis tunneb, et tahaks abi, siis reklaamiminutid orgusaar.eu võin aidata, võin ka täna sulle rääkida siin, võta mul nööbist kinni, mida selleks teha. Et võib-olla näiteks on kerged meetodid. Ja siis siia lõppu võib-olla ka selline väike lugu jälle Karlist. Et tegelikult, et point oleks, et mis see, et miks ta oskas oma seisundit siis ütleme antud juhul hoida tõenäoliselt. Ja minu jaoks oli see väga tore üllatus, eks ju. Et ta oli märganud seda. Et noh, kõik teate, et seda, et kuskil kell on, ma ei tea, 9:30 ja siis mõtled, et nii, nüüd tuleks panna see väike päkapikk magama, sest nüüd tuleb kohe meie aeg, see 2 tundi meie aega, kus saab veel olla, on ju, kui ta magama jääks õigel ajal. Ja noh, muidugi see meie aeg tihti on see, et oled teleka ees niimoodi. Aga siiski, võtad siis, lähed ja hakkad talle puhhi lugema ja pool raamatut on juba läbi loetud ja siis Karl ronib mööda voodit ringi, ütleb, vaata, ma olen notsu, ma kaevan sulle augu või midagi. Ja noh, mõtled, sest minu aeg. Mis mina olen teinud, on see, et puhh ei toimi. Meil on juba selline rutiin kujunenud, et ei pea isegi ütlema, eks ju, et väiksele tegelasele, et sa pead magama minema. No ma ei taha magama minna. Lähme teeme ühe väikse hingamise ja ma ei tea, miks. Talle see on nagu okei alati. Iga kord ta kukub sinna lõksu, et okei, lähme teeme hingamise on ja. Siis teeme väikese hingamise, sellise rahustava hingamise ja 10 minutiga on siis Karl niimoodi, et lihtsalt vajub ära ja teinekord on nii, et Keiu tuleb tuppa ja oleme mõlemad seal. Ja nüüd sellest on siis näha, et see tegelikult töötab. Nii et tehke ka seda ja kui te ei jää magama, siis see on väga kasulik teha hingamist, teadlikke hingamise harjutusi. Nii et hingamiseni.